Kõigepealt taevas on endiselt see Uraani ja Pluto halbseis alles ja see mõjutab meid kuni aprillikuuni. Nii et sisuliselt Eesti valimised siis Eesti valimisteni. See tähendab, et maailmas toimivad ikka samad jõud, mis siiamaani toimisid majanduse osas ja majanduskriis ongi sellest tekkinud, et suurriigid trükivad raha juurde, USA trükib raha juurde ja Euroliit trükib raha juurde, eurosid, ja selle tõttu on pidev inflatsioon. Ja see pidev inflatsioon ei lasegi majandust tõusta. Nii et selle inflatsiooniga siis hoitaksegi kogu aeg majandus all ja reguleeritakse sellega siis majanduskriise, kus riigis see kriis peab tulema. Kõik Euroopa riigid lähenevad nüüd majanduskriisile. Soome läheneb oma majanduskriisile, mille tipp on siis 2016. aastal. Venemaa läheneb oma majanduskriisile, mille tipp on 2016. aastal. Prantsusmaa liigub oma majanduskriisi poole käes või 2015. aastal. Rootsi majanduslik ümberpööre 2016. Ühesõnaga, kõik Euroopa riigid liiguvad igal juhul oma kriisi poole. Maailmas pöördub siis majandus tõusu suunas 2018 alles. Nii et kõik kriisid toimuvad enne seda. Ja enne ka Eestis ei ole midagi paremat loota. Siis kuna eurot ja dollarit kulla alusel ei seata, siis nende väärtus pidevalt langeb. Muidugi Uraani ja Pluto seisu tõttu on arvata ka, et 2015 on pidevalt rahvarahutusi ja sõjad, kuna rahutused on just tavaliselt selle immigratsioonipoliitika tõttu, kuna nüüd isegi nendest riikidest, Euroopa teistest riikidest, kus on toimunud see kriis juba, Kreeka, Hispaania, Iirimaa, rändavad elanikkond välja. Täpselt niisama nagu Eestist rändab elanikkond välja. No nende väljaränne muidugi Põhjamaadel ei toimu, nende ränne läheb kuskile lõuna poole, kus nad arvavad, et elu parem on. Jõulust alanud vaherahu Ukraina ja Venemaa vahel kestab kindlasti kuni märtsikuuni ja alles augustis toimuvad siis tõsised läbirääkimised selles osas. 2018 detsembris on aga oodata uut sõjalist konflikti. Küsimus on ainult, et kas nüüd just Ukraina ja Venemaa vahel, aga igal juhul uus sõjaline konflikt on puhkemas, kuna jälle Marss läheb Uraaniga vastasseisu. Järgmine eurokriis tuleb aastal 2018 kuni 2019. Nii et siis peaks euro osas tegema suur muudatus, kas täielik inflatsioon või siis seadma kulla alusele. Nii, Eesti majandus. Eesti majandusega on täpselt sama asi, et Pluto ja Uraan on halvas aspektis ja see mõjutab Eestit ka kuni aprillikuuni, nii et 3 kuud veel seda halba mõju ja siis Uraan ja siis Pluto on samal ajal ka aspektis Eesti Neptuniga, mis tähendab seda, et sinnamaani jätkub siis ühesõnaga Eesti rahva lõhenemine selle halva aspekti tõttu rikasteks ja vaesteks. Sisuliselt tekib uus Eesti aadel ja uus alamrahvas või Eesti alamrahvas. Nii et alamrahva elu ei lähe paremaks ikka sellesama inflatsiooni tõttu ja madalate palkade tõttu. Ja vaevalt, et nendele ettevõtjatele survet hakatakse avaldama, et palgad tõuseksid Euroopa Liidu tasemele, pigem vastupidi. Kõik Euroopa Liidu liikmed, kes põevad läbi selle majanduskriisi, nende palgad hoopis langevad. Ja võib-olla sellest ütlustumine toimub hoopis niimoodi, et Euroopa palgad langevad ja meie palgad siis natukene tõusevad. Neptun on praegu tugevas seisus küll,
aga Neptun ei avalda Eestile üldse mõju, see tähendab, et Eestis mingeid üleujutusi ega uputusi ei tule ja ütleme, rahvastiku, elatustase jääb samasuguseks nagu praegu. Jupiter liigub 2015. aastal Lõvis ja Neitsis ja Jupiter muudab küll valitsemiskorda pärast siis valimisi, aga Jupiter siis, kuna ta seisab suhteliselt paigal, see tähendab, et mitte midagi uut ei otsustata. Eriti märtsikuuni mitte midagi uut ei otsustata, nii et kõik, mis siiamaani kehtib, see kehtib. Pigem hakatakse vaatama neid niinimetatud vanu vastu võetud seadusi 2014. aastal uuesti üle ja kritiseeritakse neid. Midagi uut võib tulla alles aasta lõpupoole Jupiteri poolt. Juuli keskel hakkab Jupiter liikuma üle Eesti päikese ja arvata on, et alles siis hakkab Eesti asjades tekkima väikseid muutusi ja tekib ilmselt pannakse alus uuele Eesti sisepoliitikale, mis kestab 12 aastat. Ja siis kohe pärast seda kuulutatakse ka Eestis siis uued valitsemise põhimõtted välja, mis arvatavasti on praegustest põhimõtetest siiski erinevad. Saturn seisab ikka endiselt madalal. Saturn on läinud aspektist, päikesega halvast aspektist ära, aga ta pöördub halba aspekti tagasi juunis, juulis, augustis. Ilmselt need on siis 2015. aasta ikkagi halvemad ajad väliskaubanduse osas. Ilmselt igasugused sanktsioonid alles kehtivad ja need sanktsioonid põhjustab tõesti Eestile halba äri ja ka Eesti majandus ei tõuse. Aga õnneks aasta lõpuks, detsembris, tõuseb Saturn üle Eesti silmapiiri ja see alles näitab, meile Eesti väliskaubanduse tõusu algust. Ja alles sealt võib midagi paremat loota. Marss muidugi annab aasta jooksul palju vastasseise. See tähendab, et esimesed vastasseisud muidugi Jupiteril, Päikesel, Merkuuriel ja Veenusse juba jaanuaris. See kindlasti tähendab suurt kriitikat võimul oleva partei ja võimul oleva valitsuse suhtes ja ilmselt valimistega seotud niisugune poriloopiumine algab juba jaanuaris peale. Ja veebruaris annab ta halba aspektu Plutole, siis seal tekib siis majandusküsimused, majanduskriitika ja nii edasi, nii et Marss põhiliselt põhjustab sageli siis selliseid kriitilisi väljaastumisi ja isegi mingil määral rahutusi. Reformierakonnal lõppes just 2014 aastal see majanduspoliitiline valitsemise tsükkel. Ja nüüd ta on oma madalseisus ja ilmselt on reformierakondlased mures oma tulevaste valimiste pärast ja samal ajal ka neil rahaline seis on kehva. Nii et ilmselt Reformierakond saavutab valimistel väiksema tulemuse, kui ta loodab saada. Ilmselt on ka oodata, et Reformierakonna liikmeskond väheneb isegi. Jupiter annab valimiste ajal erakonnale ka halba aspekti, mis tähendab kindlasti, et valimistel ta nii head tulemust ei saavuta, nagu ta loodab. Isamaa Res Publica Liit, tema ametirütm hakkab ka suunda muutma juba sealt alates, kus ta valitsuse koosseisust välja arvati ja sotsid asemele said, sealt alates siis on siis selged märgid ilma suure ennustuseta võib öelda, et hakkab ka sellel erakonnal kehvemini minema. Siis
Keskerakonnal oli juba kriis ammu möödas ja Keskerakond on tegelikult tõusujoonel. Hoolimata igast avalikest uuringutest, mida ikka kuulutatakse avalikult välja, et Keskerakond on kehvem, sisuliselt need avalikke uuringuid ikkagi mina arvan, et ei saa hästi usaldada, kuna Keskerakond on ikkagi tõusu suunas ja ilmselt saavutab valimistel väga hea tulemuse. Kuna ta on juba eelmised paar valimist võitnud, võib ka arvata, et ta ka seekord võidab. Ainult, et valimised on tal veidi varajased, oleks tal natuke hiljem, siis ta saavutaks veel suuremat edu. Ja ka partei liidri Edgar Savisaare positsioon on hea. Tema majanduslik poliitiline seis näitab ikkagi mingisugust muutust või ümberpöördumist, nii et võib-olla tõesti, kui ta on peaministrikandidaat, võib uuesti peaministriks saada või mingi muu tähtsa ametikoha. Jupiter annab ka olulisi aspekte neile, häid aspekte. Sotsid on ka praegu tõusujoones, no seda võib ka arvata juba eelmiste sündmuste põhjal, kus nad said valitsuse koosseisu ja said tähtsad ametikohad. Teised väiksed parteid ja üksikülitajad, kuna suurtest parteidest paar tükki langevad, siis on arvata, et nemad võivad ka mingisugused hääled saada ja võivad parlamendi pääsemise künnisse ületada. Nii, siis 2015. aasta positiivne osa on see, et Eesti ajakirjanduse tähelepanu on nüüd suunatud riigi puudustele, riigi valitsemispuudustele, kuna enne avalik tähelepanu oli suunatud riigi tegevuse kiitmisele, aga nüüd on suunatud puudusele, nii et see puudusele suunatud ajakirjandus, isegi Eesti Rahvusringhääling tervikuna suunab just tähelepanu sellele. Muidugi riigikaitse probleem ja hariduse probleemile, siis väljarände probleemile, madalate palkade probleemile ja võimalik, et survestatakse ka tööandjad, et palgad tõuseksid. Negatiivne osa on ikka see, et Eesti riigivõimu piiratakse Euroliidu poolt, tehakse nii suured ettekirjutused, et Eesti valitsus, vaatamata sellele, milline valitsus nüüd tuleb, milline parlamendi koosseis tuleb, ikkagi ei saa Eesti rahva eluolu parandada, sest ikkagi kästakse üht ja teist ja Euroliidust teha.